kella 3:30 paiku varastati Tallinnas Sõle Selveri juures Labradori retriiveri 4-kuune kutsikas. Omanikud sidusid kutsa ratta hoidla külge ja sisenesid kauplusesse. 10 minuti pärast naastes oli koerahakatis kadunud. Selline retriiveri kutsikas maksab Eestis 10 000 kuni 12 000 krooni. Soomes maksavad nad 1000 eurot. Aga 500-ga lähevad koerad Soomes ka ilma paberiteta kaubaks. Nii et must turg on täiesti olemas. Piiri ületades ei küsi keegidelt koera kohta ka dokumente. Lõpuks saab aga retriiveriga Eestis mõne tuhande eest kiiresti rahaks teha. Me olime täiesti hängistuses. Läksime politseisse, tegime avalduse. Politseiametnikud olnud väga abivalmis ja viisakad. Paraku koera leidmise suhtes oldi üksjagu kahtlevad. Politsei ütles, et selle nädalal on juba 4 koera siit kandist ära varastatud. Kõik poe juurest, jah? Ei, üldse siit kandist, et ei olnud poe juurest, näiteks säästuke eest või erinevatest kohtadest. Kutsikomanikud ei jäänud aga niisama passima ja asusid koerakest otsima. Videot meile kahjuks ei näidatud siin poes, et me pidime sõitma G4S peahoonesse ja seal hakkasime me lahinal nutma. Me olime täiesti hüsteerias, kui meile öeldi, et me ei tohi seda teile näidata. Siis inimesel tuli nagu inimlikkus tuli vist vastu ja ta helistas poodi ja meile anti nagu luba seda videot vaadata. Kas mehed tulid ka tuttavad ette need pätid? Jah, meile tuli tuttav ette see, et Puhangu 4 maja eest sellised mehed jälgisid meid ja ilmselt nad tulid meile järgi. Rutil vedas ja retriiveri poiss Päris on kenasti kodus tagasi. Loomale paigaldatud kiibist oli palju abi. Valdeku kliinikust helistati meile, et koer on siia toodud ja siis me sõitsime sinna ja saime koera kätte ja koera tõi tagasi meile see üks varastest. Mis see varas rääkis ja mismoodi ta välja nägi? Varas ajas väga segast juttu. Kõigepealt ütles, et ta sai koera venna käest Tehnika tänavalt, siis ta ütles, et ta sai selle Sõlest ja ta nägi nagu pool narkoman välja, et ta ei olnud nagu väga siukene korralik inimene, kindlasti mitte. Politsei palub aga lemmikuid mitte unarusse jätta. Seda, et tõukoerte vargusi nüüd drastiliselt rohkem oleks, ei saa öelda. Kindlasti neid juhtumeid on. Põhjus lihtsalt selles, et tõukoerad on kallid ja seetõttu ka varaste pilk neile peale jääb, kes on juba spetsialiseerunud sellistele vargustele. Siis üldjuhul ikkagi koeri poodi sisse viia ei saa, et tulebki jätta välja siis koera, aga hea oleks, kui keegi saaks siis jääda ka seda koera valvama. Vaesel ajal läheb kõik kaubaks ja üks artikkel, mida varastatakse, on poodide juurde jäetud koerad. Väidetavalt siin samas Koplis olevad viimasel ajal juba 4 koera. Just niimoodi pihta pandud ja nagu näete, see on imelihtne.